1, tundub, et see. Nii. Delfi TV video eestlased e-spordi räägib võistlusteks valmistumisest, petmisest ja mängimise tulevikust. On see, jah? YouTube Delfi.ee. Minu tööks on arvutimängud, täpsemalt mängu nimi on siis Counter-Strike Global Offensive. Põhiline erinevus on ikkagi see, et kuna ühel inimesel on see töö ja sama video, inimesel on lihtsalt nagu mingi huvi, mingi lõbu, siis need on nagu täiesti kaks erinevat asja. Oota, kas Lorett käib propsiga või? Sellele palju erinevalt. Kas nagu Lorett nagu, ma ei ole siiamaani aru saanud. Kas see on nagu troll, et Lorett peale seda, kui ta MK-ga käis, hakkas Ropsiga käima või see on nagu päris? Ma ei ole siiamaani aru saanud, kas see on troll või see ei ole troll nagu. Alati nii nagu ma tahan. Sest see kõlab väga trollilikult nagu. Isegi mu laud, monitor, kõik peavad olema nii nagu ma täpselt tahan, sest muidu see võib nagu mõjutada kuidagi mu mängimist. Kes ei tea, kes on Lorett? Lorett on MK, ma ei tea, mingi eks-tüdruk. Ma kodus olen nagu võistluselt koju, siis ma nagu kodus olen üldse nagu turniiri lauaga ära harinud ja siis ma nagu ei saa üldse aru, et kui kõrgel see peaks olema, siis ma ostsin sellise laua, et see lahendab palju minu probleeme. Nagu sinu klaviatuur, hiirematt, kõrvaklapid, kõik need on nagu sinu tööriistad, et näiteks jalgpallis on sul puutsad, jalanõud, siis arvutimängudes on sul klaviatuur, hiirematt, kõik, mis on nagu mängimiseks vajalik. Ja need siis ma pakin kõik kokku, kui ma enne võistlusele lähen. Aga tavakasutaja arvatavasti sellele nii ei keskendu, et ta lihtsalt nagu saab paar mängu teha ja siis on nagu kõik. Aga see on jah ikkagi minu töö ja siis ma lihtsalt... Tule see laud maksab mingi sitaks palju. Sam Seer, ära küsi, kust seda saab, et palju see maksab. Need on mingi ülikallid. Need on mingi fucking kallid asjad, need on mingi 2 tonni on laud. Kui me harjutamisse, siis tavaliselt 1 või 2 tundi me lihtsalt räägimegi omavahel. Näiteks vaatame, mis tiimid varem on teinud, räägime omavahel nagu, mis nende vastu teha on, erinevad strateegiad, lihtsalt räägime selgeks ja siis... Mul pohhui, ma keevita. ...käiku selle mingi 5-6 tunni jooksul. Et näha, kuidas need töötavad ja kui tööta, siis me ei kasuta, kui töötavad, siis proovime võistlustel. Harjutamisel me mängime tavaliselt teiste profide vastu, aga see on nii, et näiteks kui meil on tulemas võistlus, siis me teame, kes meie grupis on näiteks ja nende vastu me kindlasti ei harjuta, sest me ei taha nagu näidata, mis meil on, me ei taha nagu, muidugi nemad ka ei taha näidata, mis neil on, et see oleks nagu aja raiskamine, et me siis kuskilt võtame madalamalt tasemelt, et vähemalt midagi oleks. No harjutamisel ei pea nagu täiesti tipus nagu püsima nii-öelda, et sa võid nagu täiesti vaba käega nagu harjutamisel käia. Peaasi, et nagu sa nagu saad aru, mis nagu me teeme tiimiga, mis me lihtsalt nagu räägime omavahel, see peab kõik nagu olema palju tükk kõrgemal positsioonil kui mingi, ma ei tea, pihta laskmine või midagi. Sest et kui me turniirile lähme, siis meil peavad kõik asjad olema läbi räägitud. Ja siis me räägime 2 tundi ja mängime 5 tundi, siis 7-8 umbes tavaliselt. Ja see ongi põhimõtteliselt meie tööpäev, kui me oleme kodus. Minu siuke detailne roll on nagu lurker. Kui minu tiim on kuskil actionis vastasega, siis mina olen nagu kuskil, üritan vastasel selja taha saada ja üritan nagu niimoodi kaost tekitada või siis raundi võita. Et see on nagu minu põhiroll, aga ütleme nii, et rollid on nagu suht nagu välja suremast praegu, et kõik suudavad nagu põhimõtteliselt kõike teha suht. Ainukesed rollid vist minu arust, mis tavalisi ajavad, ongi nagu see, et keegi on sniper su tiimis. Üks inimene kindlasti alati nagu ütleb nagu, mis me selles raundis teeme või nagu mis selles hetkest peaks tegema. Siis on alati veel treener. Strateegiates mina väga nagu enda rolli vaheta, aga näiteks mu tiimikaaslased on nagu selles põhi-actionis ja siis kui nemad midagi nagu teevad, neil on see asi, ütleme nii, et 1000 korda läbi räägitud, et kui
vastane teeb selle sammu, siis me teeme nii, kui vastane teeb, ma ei tea, viskab selle tossu, siis me teeme nii, et kõik on nagu läbi räägitud ja nagu peaks nagu alati teadma, mis me teeme, kuigi alati tuleb uusi asju ette, et see nagu peab alati veel uuesti läbi rääkima, et seda ei ole võimalik nagu täiesti perfektselt ära teha mingit strateegiat. Arvutimängud tulid minu ellu siis jah, kuskil 7-aastaselt. Mul oli suurem kasvu vend ja mul oli üks sugulane, kes lihtsalt siis nii-öelda tutvustasid mulle arvutimaailma ja muidugi mulle kohe meeldis, kuna ma olin veel nii noor ja see oli kõik nii huvitav. Tulin koolist koju, mängisin iga päev, põhimõtteliselt terve päev, kuni, ma ei tea, öötundideni, 2-3. Oli üsna tihti, kui mu ema ei lubanud ja kui ma vanemaks sain, siis läks isegi veel üsna sükesele ekstreemsele tasemele, et ma mängisin lihtsalt nii palju ja mul lõigati interneti juhe läbi üsna tihti. Aga kuna ma olin koolis hästi hea õpilane, siis ma sain alati... See Flipsi ka mingi pro CSGO kutt ju. Pidi Londonisse Dreamhackile minema. Ma käisime väljas mängimas korvpalli. Oota, kas CSG, kas te nagu ütlesite talle ära või ta nagu lihtsalt nagu on nagu märg sokk kuskil? Kas te andsite nagu teada talle, et te nagu huiesite või mis? Ta kirjutas Robinile ja hais. Ei, aga kas te ütlesite ka nagu, et see oli nagu nali või midagi või? Või ütlen või? Siiamaani vend usub või? Aga ta ammustas ise läbi või? Ühesõnaga, et CSG, Rops ja HS ja teised trollisid Flipsit, et nad trollisid Flipsit, et Flipsi läheb nagu nendega koos sinna mingi Londonisse vaata. Nagu võistlustele. Nagu ajasid mingi paska talle ja siis Flipsi mingi haipis, mingi türa ma lähen Londonisse vaata, mingi haipis rõvedalt vaata. Ja siis CSG mingi päev kirjutas mulle, et jõu vaat seda vaata. Ja siis saatis mingeid neid chatte ja asju ja siis nagu mingeid streami klippe ja siis ma nagu itsitasin natukene. Ai, nagu tegelikult nagu see on naljakas, aga see on nagu veits kuri, no. See on veits kuri türa. Veits kuri muri, jah. Aga ma ei tea nagu, kui mingi CSG ja HS ja mingi Rops kirjutaks mulle, et mingi joo, tule meiega mingi Dreamhackil, ma saadaks nad Insta putsi, sest see on nii troll lihtsalt. Kuidas Flipsi nagu ise aru ei saanud nagu, kuidas Flipsi ise aru ei saanud. Ja Flipsi ise on ju mingi Faceit level 3 või? Ta on mingi 3 Nova ju, nagu for real. Ta on ju mingi väga halb. Kuidas ta nagu ise aru ei saa, et ta trollitakse nagu. See oli nagu minu jaoks nagu küsimuse koht. Nagu ärev oli midagi, et no ma tahan neid inimesi saada, vaid ma lihtsalt nagu mängisin iga... Ma ei saa kõvemaks heli panna just. Saan ikka. Nii hea, et see oli nagu lõbus sel ajal, et teistele ära teha nii ja profidele ära teha, siis ma saingi läbi interneti ja põhimõtteliselt profide vastu mängida. Kuni noh, ma lihtsalt teen teistele silma ja paljud isegi nimetasid, et ma olen cheater, et see on nagu kuidagi, see ei ole nagu võimalik, et tuleb kuskilt siuke suvaline väike noor poiss kuskilt Eestist ja siis, ma ei tea, teeb kõikidele profidele ära, nagu lihtsalt läbi interneti. Seda ei ole väga varem juhtunud ning kui see ikka asi on juhtunud, siis ongi nagu välja tulnud, et noh, see on kindlasti cheater, et see ei ole... Ma ei pela Faceiti väga palju, ma tegelikult saan aru, et see võib olla troll, aga lootsin liiga palju. Ei no Flipsi nagu, tegelikult see oli nagu, see nagu... Sa oleks pidanud saama aru, et see on troll ja nagu see on sitaks kuri nagu, see on sitaks nagu kuri nali nagu. Aga noh, samas see on veits naljakas ka, see on nagu siuke kahe otsaga teema, vaata. Aga noh, ma ei tea. Ühesõnaga peaasi, et kellelgi mingit vimma või mingit viha ei ole, vaata. Et kui keegi tegi nalja, siis tegi nalja ja bad luck'ina. Mina olen muidugi puhas naturaalne e-sportlane, aga jah, see nagu tiimi sattumine, see lihtsalt nagu juhtus kuidagi minu jaoks, et ma lihtsalt mängisin ja mul tuli siuke pakkumine ja ma lihtsalt, noh, see oli nagu
mul oli raskusi selle nagu selgitamisega nagu mu vanematele muidugi, et mis see nagu e-sport on. Kuid kõige kergem on see, et kui sa oled mingi raha võitnud, siis sa näitad seda neile ja see ongi nagu selgitus põhimõtteliselt. Et nii peaaegu juhtus minuga, et mul oli lihtsalt hästi lihtne ja mulle nagu see võimalus minu jaoks nagu lihtsalt tuli nagu mulle otsa kätte, et võib-olla mõne teise jaoks käib see palju raskemini, aga kuidagi tuleb sellest võimalusest lihtsalt kinni haarata. Näiteks selles mängus saab nii teisi petta, et sa näed läbi seinte, mis on muidugi nagu kõige siuke basicum asi, aga on nagu spekulatsioonid, et nagu tänapäeval on siukestel profidel on a la mingi 1000, 10 000 asjane eurone seade kuskil hiire sees, et vajutad mingit nuppu, siis läheb kuskile kohe vastase peale ja nagu seda ei ole nagu väga aru ka saada, et see vend nüüd kasutas cheat'i, et võistlustel on siuksed kontrollid näiteks, et enne lavale minekut sa pead minema läbi metallidetektori, sest mine sa tea, näiteks inimesed peavad panna endale kuskile, ma ei tea, kuhu kohta mingid seadmed, mis, ma ei tea, näiteks on publikus sul keegi ja siis publik näeb nagu seda live-ekraani nii-öelda ja võistkonnad muidugi näed, nemad on laval. Kui inimene on sulle lähedal, siis ma ei tea, annab mingi vibratsiooni sulle näiteks kuskile jalale või midagi. Ükskõik midagi sellist, see on võimalik jah. Aga see ei ole muidugi tõsi, et see on kõik ikkagi hästi naturaalne ja inimeste enda talent ja oskus, mis läheb kõik selle juurde. Sa ei saa jalgpalli mängida ilma tossudeta, et sul on vaja ka CS jaoks head arvutit, et see on lihtsalt siuke fakt. Kui ma olingi siuke hästi väike laps veel, siis mul oli põhimõtteliselt hästi halb arvuti ja mul oli ka raskusi mängimisega, sest et see oli nii, et ma mängisin nagu jalgpalli plätudega. Et jah, see oli raske, kuid see oli minu jaoks nii huvitav, et ma tegin seda ikka. Ma jõudsin oma halva arvutiga jõudsin üsna kõrgele tasemele. See oli nagu siuke, ütleme nüüd siuke semi-pro nagu siuke tase. Ja siis ma sain oma esimese hea arvuti alles siis, kui ma olin umbes 15-16, et 2-3 aastat tagasi. Ja kusjuures see nagu aitaski mul selle suurema nagu lükke teha, et kõrgemale tasemele jõuda. Mängin ikka lõbu pärast teisi mänge, sest ma olengi nagu hingelt siuke mängur, et arvuti ongi mu huviala, aga sõpradega ma viidan hästi palju aega koos mängudes kuskil, ma ei tea, PUBG, RuneScape, et see on nagu siuke hästi tore. 5 aasta pärast ma arvan, ma kindlasti mängin veel, aga see sõltub kõik sellest, et kuidas mäng nagu elus püsib, kas inimesed mängivad veel, et see kõik sõltub tegelikult sellest jah, et kui CS kuskile kukub, siis ma arvan, järgmist mängu nagu väga ei oleks. Ma pigem nagu vaatan, et mis need teised CS-i profid teevad, et ma arvan, ma lähen kuskil samadele jälgidele, et teise mängu peale minna on üsna raske. Et kui on näiteks siuke üleminek, et toimub näiteks vanemalt versioonilt uuemale, siis see on kindlasti võimalik, sest seda on juba tehtud. Aga kui sa tahad nagu mingit täiesti uut tüüpi mängu mängida ja seal nagu profiks, siis ma ei ole kindel, kas see on võimalik, aga see võtab kindlasti jah, väga palju aega. Respekt, tubli poiss. Täiesti nagu mingi jõgevat, mingi maapoiss vaat ja tubli, kõva. RP-d ei mängi või?